Tere, olen Meelis Matkasuvilatest. Täna tahan teile tutvustada Carthago lipulaeva 2023 mudeliaasta S Plus seeriat. Tegemist on S Plus 59 LE-ga, mis on siis Iveco baasil. Suur liner-klassi auto. Üks väga mugav funktsioon on see, et kui juhi uksele teed lahti, tuleb kohe eraldi astmelaud. Mis on nüüd selle Iveco baasil masinate üks eeliseid? Tema kandevõime on 2 tonni. Võib vedada kuni 3,5 tonni haagist. Nüüd on panipaika sellisel, kuigi on tegemist tagasilaveolise autoga, siis panipaika sellisel autol on tõesti väga palju. Mis on üks huvitav asi isegi, kui siit alt kuskilt katsuda, kõik see mööbli viimistus on hästi tunda, hästi viimistanud, kõik on korras, korrektne. Ehk siin on külje peal suur panipaik, siis on gaasid, balloonid, koos vahetiga kohe standardis. Veepaak 235 liitrit. Garaaž, siin pilt ütleb rohkem kui 10 sõna, kui suur ta on. Tagumine osa on ühes tükis GFK, mis on üks väga tähtis osa. Siit maalt alates on see stange vahetatav. Ehk kui mingi väikene õnnetus juhtub, ei ole terve seinaga midagi hullu, saab vahetada ainult terve alumise osa ära, mis on palju lihtsam. Garaažis on 1,32 m on uks, 1,45 m on sisekõrgus, 1,10 m on uks lai. Kõik on vildiga kaetud, pehme, heliisolatsiooni ja mugavuse pärast. Kogu elekter on toodud siia, elektroblokk taga, inverterid, asjad, väliduš. Mis on üks hea omadus, on see, et kui nüüd see luuk avanevad üles, see käib kõikide luukide kohta S Plus seerial. On nad ühega avatavad ja nendel on kesklukk kõikidele luukidele. Ehk kui lukust lahti vajutada, on need luugid ka kõik lahti olemas. Topeltpõranda panipaika on tal paremal pool veel üks panipaik, kuhu saab asju panna. Ja siit on näha, nüüd on selle topeltpõranda suurus veel, mis ei ole ainult tehniline, vaid siin on ka panipaika. Tänu sellele, et panipaigad on siin külgede peal, on saadud auto raskuskese hästi alla. Sellega tuleb tema sõidumugavus. Ka siin on eraldi panipaik, mis läheb läbi pikalt teisele poole. Pikad asjad, suusad, mida iganes saab siia panna. Uks sulgub nagu peab vaikselt. Seest tegemist on 7,9 meetrit pikka autoga, kuid sees ruumi uks on suur ja lai. Istumisruumi siin. No, küljediivani peal väga mugavalt ja laud on hästi liikuv, kui siit võttagi siiepole. No, kõigil ümber laua on istumisruumi täitsa piisavalt. Esimene osa on tal Iveco baasil. Uus Iveco, väga stiilset, mis on alati tähtis, on täisintegreeritud masinate puhul, on see üleminek. Originaalarmatuurist läheb üle siis selleks lisaehituseks, kui siia katsuda, kõik on tugev, tummine. Uuel Ivecol on peal kõik kaasaegsed juhiabid, nagu distantshoidjad, püsikiirushoidjad ja sellised asjad. Mis on mõnus, on teleka asukoht. See tähendab seda, et see telekat on hea vaadata. Siin mahub istuma, kui siit tool ära keerata, siin on hea telekavaade. Ka see tool ringi keerata on väga mõnus vaade siia telekale. Nüüd esimene voodi. Ja esimene osa on see, et ma olen selline 1,70 m natuke peale. Ma tõusen rooli tagant püsti sirge seljaga ja siis mul on veel siin natuke ruumi. Voodi on lihtsalt, voodi käsitsi on isegi mugavam kui teinekord elektriga. Hästi kiiresti tuleb ta alla. Suur voodi. Teine asi on nüüd see, et ta toetub nurkadest ilusti kinni. Sa oled siin peal, ta maas kinni, korralik tugev voodi. Ülesse panekul klõpsi läinud. Kogu juhtimisseade on siin ukse peal. Nendel on standardis meie poolt juba alati inverterid, asjad, aldevedelik, keskütted. Siis on juhtpult, veed, asjad. Üks väike lisafunktsioon on sellel toolil, kus üles tõsta, siit pääseb alla sinna samma panipaika. Ehk alati pea uuest minema võtma see, mis te seest väljast sisse panite. Põrandal on siin
kõik lihtsas kohas, on veepaagid, asjad, pani paika, arvestades sellega, et see on tagasilaveoline auto, millel on kardaan, on tal veel väga suur topeltpõrand. Siin on meil üks siuke väike funktsioon nagu jalanõude sahtel. Köögis on grillifunktsiooniga küpsetusai, RM10 seeria, 160 liitrine suur külmkapp, 2 poole avanev. Apoteekastrank igasuguste pisikeste asjade jaoks. Üks väga mõnus asi. Nüüd köögisahtlid ja asjad käivad niimoodi ilma igasuguse lukustita ja siis need on võimalik lukku panna. Kui mootor käima läheb, lähevad nad automaatselt lukku või siis saab käsitsi panna või ka sõidu ajal neid lahti teha. Siin on köögikapp ja siin on kohvimasin. Niimoodi, et mis saab ilusti eest ära lükata muul ajal või siis on alla tõmmata ja saab kohvi teha. Pliita 2 erineva klaasiga, et ehk kui on tihtipeale vaja ainult ühte rauda, piisab selle ühe lahti tegemiseks, siis saab. Korralik koriander tasapind, millel on tõesti tummine, selline nagu peab olema. Täitsa kodune tunne. Kraanikauss, roostevaba siin sees. Ka selline väike lisafunktsioon. Nüüd, kui me läheme edasi siia Sunsõlme poole, siin on tõsiselt palju ruumi, riidekapp eraldi, kus on võimalik panna siis siia ka vaheriiul või pikad asjad, kuidas kellelgi tarvis on. Duširuum on selline, et siin on nagu, ei saa öelda, et ruumi oleks vähe. Ka veel selline pisiasi nagu see laeduš. WC ukse saab panna vaheseinaks, aga nüüd tekitada selline olukord, et kui minna WC-sse, siis on võimalik ka veel panna eraldi kinni ja teha lahti. Selle saab ka eraldi. Noh, siin on mul ruumi nii palju, et ma ei oskagi kohe midagi öelda. Eraldi vahesein veel. Ja väga lahe asi, kes soovib ka taha telekat. Tagavoodisse on selline mõnus telekas. Nüüd veel lisariidekappi on siin istmete voodinurkade all. Ka samamoodi, et see voodi tõuseb ilusti üles, see padi on siin kinnitatud, ei lenda lahti ja hea riietele ligipääs. Seesama asi on mõlemil pool. Voodis istudes peakõrgus, täiesti normaalne veel. Voodi on 201-203 pikk, 85 senti lai, ehk nad on mõlemad laiemad kui standardselt. Mõlemil pool on korralikult kappe ja samamoodi nagu siin Kartaagode puhul on, kuskilt kinni võtad, kõik on hästi tummine, kõik on korralikult viimistletud. Voodi alusosad, siit saab näidata, on kaetud Frooli nende plastikvedrudega, mis teeb siis siin eriti mugava pehme magamise. Siit tuleb veel, kui tahta, saab selle teha suureks voodiks, tõmmata see välja, siia tuleb see lisapadi peale ja siin on suur voodi magada, kudapidi tahes. Köögis ja näitamata üks väga tähtis lisafunktsioon on selline, siit tuleb veel abilaud ja prügikastid on hästi mugavalt. Pluss veel väikene pudelite riiul, et siit on mugav neid võtta. Selline nüüd ta oli 2023 mudeliaasta Kartaagolt S+ seeria masin. Tõeline premium lainerklassi tootja, kui premium lainerklassi kvaliteet, käsitööauto, tehtud vastu pidama, tehtud mugavaks kasutada. Aitäh!